Tere muinasjutusõbrad! Märtsikuus valisime Põltsamaa lasteraamatukogus Jõgevamaa laste lemmikmuinasjututegelast. Enne oma valiku tegemist vastasite ka lõbusatele viktoriini küsimustele. Tublisid vastajaid oli koguni 75. Aitäh teile, tublid lapsed! Aitäh ka teile, õpetajad, ja aitäh emadele-isadele! Aga kes siis võitis hääletuse? Teie poolt valitud lemmikmuinasjutu tegelaseks osutus ei keegi muu kui Saabastega kass. Saabastega kass on üldse üks populaarne tegelane, sest ka Kiikla muinasjutuküla ja lasteekraani koostöös toimunud lemmikmuinasjutu tegelase hääletuse võitis ja seega ka Eesti rahva lemmikuks muinasjutu tegelaseks sai just samuti Saabastega kass. Palju õnne talle! Aga nüüd on meil siin ka mõned auhinnad, mille tahame ära anda kõige tublimatele viktoriini küsimuste vastajatele, kes vastasid kõigile küsimustele õigesti. Siit korvikesest võtan 3 lapse nimed, kes saavad endale kingituseks raamatu, siin on mul 3 raamatut, ja väikese šokolaadimedali, millega pärast suu magusaks teha. Nii. Segame nüüd läbi. Esimese raamatu, siin on siis Suusi ja kadunud uni, võitis Mikk Sander Ojamets Jõgeva põhikooli 1. A-klassist. Palju õnne! Teise raamatu Kui ma olin õnnelik võitis aga Hugo Johannes Haljaste Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. B-klassist. Palju õnne ka sulle! Ja 3. raamat on meil Andrus Kivirähki Tont ja Facebook. Ja selle võitis Gert Opivalov Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 4. B-klassist. Palju õnne! Aga meil on veel ka 3 lapsele anda Põltsamaa raamatukogu märkmikud koos šokolaadimedaliga. Ja vaatame, kes märkmiku võitsid. Nii, esimese märkmiku sai omale Elisabeth Saar Avinurme gümnaasiumi 1. klassist. Palju õnne! Teise märkmiku sai Joanna Ivask Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. B-st. Palju õnne ka sulle, Joanna! Nii. Ja 3. märkmiku sai Jakob Renar Pärn Avinurme gümnaasiumi 1. klassist. Palju õnne kõikidele võitjatele. Võitjatega võtame ise ühendust. Ja veel kord suur aitäh kõigile hääletajatele ja viktoriini tegijatele. Peatse kohtumiseni!